Tere, head vaatajad, kuulajad, jälgima saadet Julgeolek täna. Meie tänase saate käigus võtame kokku 2025. aasta julgeolekut mõjutavad olulisemad sündmused. Stuudios nii nagu ikka on julgeolekueksperdid Meelis Oidsalu ja Erki Koort. Julgeolek täna alustab. No nii, 2025 hakkab läbi saama ja meil on see aasta vähemalt plaaniline viimane saade eetris, et mis ei tähenda seda, et me ei kirjutaks vahepeal, ei jälgiks olukorda ja seda lugejatele, kuulajatele ei vahendaks. Aga korra vaadates ajalukku taaskord, enne kui me lähme nende teemade juurde, mis me oleme ette valmistanud, 16. detsembril 1841 karistati Pühajärve sõjas osalenuid. Et Otepää lähedal asub Pühajärve sõjatamm, Pühajärve kaldal lausa, et oluline asi kindlasti. Millega neid karistati siis? Ilmselt suuremas osas juhunuhtlusega, et 1983 peeti kohut Lagle Pareki üle ja tema kaasosaliste üle. Lagle Parek siis nendele, kes ei mäleta, oli Eesti taasiseseisvunud Eesti esimene siseminister. Et hilisemalt, aga toona poliitvang 83. aastal. 1773. aastal oli aktsioon, mida tuntakse Bostoni tee joomisena, kus siis visati laevade pealt indiaanlaseks maskeerunud asunikud, viskasid Ameerikas siis Bostonis 3 laeva teepakid vette ja seda siis peetakse Ameerika revolutsiooni alguseks. 1946 jaanuaris asutati Kurdistani vabariik ja see vallutati siis 16. detsembril Iraani vägede poolt, et sedel ei lastud tekkida Kurdistanil. Ja 1991 väga oluline riik, Kasahstan kuulutas ennast Nõukogude Liidust iseseisvaks. Kasahstan oli sellega viimane Nõukogude Liitu jäänud liiduvabariik, nii et kui Venemaa nimetab ennast Nõukogude Liidu õigusjärglaseks, siis tegelikult peaks selleks hoopis olema Kasahstan. Kasahstanist me räägime täna veel. 17. detsembril 546 vallutasid idakoodid Rooma. Sellega läks Roomal ja Rooma ühiskonnal väga halvasti. 1531 seati Lissabonis Portugalis sisse inkvisitsioon, mis ka möllas ikkagi keskajal väga kõvasti. 1819 kuulutas Simon Bolivar Suur-Kolumbia Hispaaniast iseseisvaks ja 1986 olid massilised rahutused Almatas, mis oli toona Astana asemel Kasahstani pealinn. 2010. aastal pani Tuneesias juurvilja kaupmees ennast protestiks ametnike ülekohtu vastu põlema ja seda peetakse siis Araabia kevade alguseks. Kui me muuseas tänast edetabelit või seda aasta edetabelit kokku panime, siis ma olin selle kokku ära pannud ja öösel siis ärkasin hirmuhigiga, et ma olen Süüria langemise või Süüria režiimi langemise välja unustanud. Et kuidas ma seda küll võisin. Aga see oli vist eelmise aasta lõpp, detsembris aasta tagasi oli see, et umbes aasta tagasi. 18. detsembril 1991 Tallinnas Toompea lossis kirjutati alla Eesti NSV KGB likvideerimise lõppaktile. Nii et homme 91. aastal likvideeriti KGB Eestis. 1940 kinnitas Hitler Barbarossa plaani. Barbarossa plaan oli siis mäletatavasti see, mille alusel Nõukogude Liitu 41. aastal Saksa väed ründasid. Ja mille olemasolu Stalin ei uskunud ka vist veel paar nädalat pärast selle pealetungi algust. Niimoodi jah, vähemalt ajaloolased väidavad, et see oli. Aga lähme selle edetabeli juurde, mis on selline lühema viimase 2 nädala edetabel, mida me oleme siin kirja pannud, et
kirgi kütab, eks kaitseväeteenistuse keelenõue, et kas keelenõue peaks olema või kas selleks, et minna kaitseväkke, peab valdama eesti keelt või mitte. Osad arvavad, et peab, teised arvavad, et ei pea. Põhiseaduslikult tegelikult ei saa keele alusel eristada, nagu õiguskantsler on öelnud. President jättis selle välja kuulutamata ja debatt kestab. Kaitseminister on andnud märku, et ta võtab selle tagasi või palub selle seaduseelnõust välja võtta. See lisati sinna ju riigikaitsekomisjoni algatusel teise lugemise ajal ja olen püüdnud tuvastada, millist analüüsi selle aluseks kasutada. Seda, kes seda tegi, on näha 13. oktoobri kaitsekomisjoni protokollis. Aga püüdsin lihtsalt aduda, et mis analüüsi alusel seda on tehtud, et kas on üldse mingeid alternatiive analüüsitud, alates sellest, et praeguse versiooni järgi jäetakse üldse inimene kutsumata, äkki peaks tegema nagu tervisenõuete puhul, et kutsuda, aga anda ajapikendust, kuni keel on selge, et see oleks taganud ka võib-olla selle põhiseaduspärasuse paremini, aga tundub, et isegi elementaarsel tasemel põhiseaduspära analüüsi pole komisjonis tehtud. Ja see on mõnevõrra kummastav, arvestades, kui palju tinti kulutati selle kirja panemisele, et kaitsevaldkonnas on vaja põhjalikumaid analüüse, eriti mõjuanalüüse läbi viia. Riigikaitseraportile viitan siis, mis on ka selle sama mõjuanalüüsi peab läbi kaitseministeerium, et riigikaitsekomisjon saab arvata. Jah, komisjoni ülesanne muide on küsida kaitseministeeriumilt selliseid mõjuanalüüse ja ka kontrollida algatuste põhiseaduspära. Antud juhul jäeti mõlemad tegemata, nii et nii palju siis sellest riigikaitseraporti etteheite tõsiselt võetavusest. Ja ütleks ka niimoodi, et ühelt poolt ma olen nõus, et kaitsevägi ei ole keeleõppelaager või ei pea tegema ära seda tööd ühiskonnast, mis on tegemata jäänud, aga kaitsevägi on ühiskonna osa ja teha pole midagi, et kui ühiskonnas on midagi tegemata jäänud, siis on ka kaitseväel seal oma roll olemas. Sama hästi võiks küsida, et miks kaitseminister annab 600 000, eks ole, filmikunstile, et ju siis tunnetatakse ikkagi mingit sidusust ja selle hoidmise vajadust. Antud algatuse puhul võis täitsa ka olla nii, et kellegi kaitsekomisjoni, eks ole, inimese laps oli ajateenistuses ja sattunud seal umbkeelsetega kokku ja tekkis siuke kihk nüüd midagi teha ja reguleerida, aga seda tehti uisa-päisa. Ja ma soovitaks küll kaitseministeeriumil ja kaitseväel ka ikkagi tuua siis esile see analüütiline pool ka, mitte ainult lihtlausetega tulla nii olulist asja muuta. Ütlen siia, see on oluline teema, et siin on kaks asja, et minu arvates on ikkagi siin keskendus kogu diskussioon sellele, et kuidagi eestlaste süü on õpetada siia tulnutele eesti keelt, ei ole. See on nende inimeste kohustus, kui nad tahavad Eestis elada ja kui Eesti riik ehk Eesti maksumaksja selle kinni maksab, siis see on väga suur boonus. Aga nagu ajada sellist juttu, mida vahepeal kuuleb, et justkui kui riigil ei ole keeleõppeks raha, siis justkui polegi kohustus keelt õppida, et see on täiesti vale lähenemine. Ja teine asi ikkagi see, et ma tulen tagasi selle juurde, et kui kaitseväest saab pääseda selle tõttu, et ütled, et ei kommentaari ja pole nagu ei saa aru, siis selle vältimiseks tuleb ikkagi alternatiivteenistus sisse viia, ära kehtestada. Samas ma arvan, me mõlemad teame inimesi, kes on tulnud teenistusse või üldse riigikaitsesse praktiliselt umbkeelsena, omandanud seal suurepäraselt keele ja meele ka. Et öelda, et sellel ei ole mingit integreerivat nagu mõju, et seda ka öelda ei saa. Nii, lähme edasi. Taani sõjaväeluure nimetas USA-d ebausaldusväärseks partneriks, et see oli siis esimene kord, kui mõni NATO liikmesriigi luureteenistus midagi sellist tegi. Et päris märgiline. Taanlased on üldse olnud ka varasemalt ka natukene lahtisema tekstiga rääkinud, kaasa arvatud siis Vene suutlikkusest pärast Ukraina sõja lõppu teatud ajavältel, eks ole, ennast oma sõjalist võimet uuesti üles ehitada, et nad on seal olnud märksa konkreetsemad ja mulle tundub ka realistlikumad. Ja et mis sellest tõdemusest kasu on, ei tea. Me oleme ikkagi formaalselt liitlased. Ka Türgi on ju pikka aega ebausaldusväärne olnud, eks ole, oleme kuidagi hakkama saanud, saame äkki isegi Ungari on ebausaldusväärne. Isegi Ungariga oleme kuidagi ühte allianssi suutnud jääda ja mingid ühishuvid leida selles alliansis.
Estonia uppumise uurimismaterjalide avalikustamine, et 2 uudist, ühelt poolt uurimismaterjalid, mis siis kinnitasid nii-öelda varasemat versiooni ja teiselt poolt ka ilmus lugu meedias siis selle kohta, et kus viibisid Rootsi allveelaevad Estonia huku ajal. Kus nad viibisid? Et suures osas sadamas. Et merel olid mõned, aga logiraamatute järgi teises piirkonnas kui Estonia katastroof. Et lihtsalt mäletatavasti oli üks teooriates see, et Estonia põrkas kokku Rootsi allveelaevaga. Lukašenko on Trumpi saadikule lubanud lõpetada õhupallide lennutamise Leedusse ja Valgevene vabastas poliitvange, mis on päris märgiline, et kui varasemalt oli eelmine aasta siis 1. augustil, minu arust oli see, kui vabastati Venemaa poliitvange, siis tõusetus see suurel määral üles, et aga mis Valgevene poliitvangidest saab, nüüd on mitmel korral jõutud siis ka nende vabastamiseni. Seal mängivad rolli ka majandushuvid, kaasa arvatud USA siis huvi. Väetise huvi. Ja väetise huvi ja siin on ka juba heidetud ette seda USA-le, aga Lukašenkaga suhtlus ongi käinud ju varasemalt ka niimoodi, et äri aetakse. Ka Eesti ettevõtted on sinna üsna palju investeerinud varasemalt enne seda suurt agressiooni ja samal ajal nii-öelda ametliku diplomaatia pinnal on väga jäised suhted. Et sellist nagu kahekiiruselist poliitikat on Euroopa ka pikalt ajanud Valgevenega. Tõsi. Ja mulle tundub ka, et Valgevene liider valmistub igaks juhuks Venemaad hülgama. Et mitte, et ta seda kohe teeks, kindlasti mitte. Ta on seda valmistunud viimased vist 10 aastat, see on tema ellujäämis strateegia. Et balansseerida Venemaa ja lääne vahel, et nüüd on siis taas võetud ette läänega suhete natukene lõdvendamise või sellise silumise periood. Austraalias Sydneys pandi toime massimõrv siis juutide kogunemisel seoses Hanuka pühaga ja tapetuid oli siis viimaste andmete järgi vist 17. Et traagiline sündmus. Isegi üks, ma saan aru, nendest hukkunutest oli Ukrainast pärit inimene, kes oli holokausti üle elanud vangilaagris. Ja näide ka sellest, et sul võib olla hästi range relvapoliitika. Austraalias on keeratud see ikkagi väga rangeks relvade erakasutusse andmine, aga pahad saavad ikka selle kätte. Küpros teatas, et tahaks NATOsse. Et see oli päris üllatav ausalt öelda, et kui me siin Eestis pigem räägime sellest, et kui toimiv NATO täna on struktuurina, mida ütles Mark Rutte Ameerika kohta või kuidas ta isakest kiitis, siis ja räägime sellest, et millised on need USA vägede paiknemised Euroopas, kuidas peab USA poolt siis Euroopa Liit võtma üle või Euroopa võtma üle selle kaitsetegevuse. Küpros on täna sellise avaldusega välja tulnud, et võiks ka NATOsse tulla. Sel nädalal oli uudis, et ka Šveits vaatab üle kogu oma kaitsehoiakut. See esialgu käib vist küll kaitserahastuse ja kaitsevõime kohta, aga pole välistatud, et ka seal hakatakse mingeid asju mingil hetkel arutama. Ütleme nii, et Šveitsi osas tasub meenutada seda, et Šveitsi relvi ei tasu osta, sellepärast, et konflikti korral ei pruugi olla võimalik nendega agressorit tõrjuda, sest Ukraina näide seda väga ilmekalt kinnitab. Venezuelas on jätkuvalt ärev olukord, USA väed on positsioonidel, narkopaate on hävitatud, sellist suuremahulist sõjategevust hetkel ei ole veel, aga ega täpselt aru ka ei saa. Faktiliselt ikkagi nii-öelda vist võib öelda ebaseaduslik sõjategevus käib, et kasutatakse sõjalisi vahendeid ja surmavalt. Ebaseaduslik sõjategevus käib, aga irooniaga pooleks võib öelda, et USA ründab Venezuelat peale seda, kui Iisrael on hävitanud Venezuela õhukaitse. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras vabastas oma kantsleri ametist. Kas sellel on ka mingid julgeoleku implikatsioonid, miks sa selle edetabelisse panin? Toidujulgeolek on väga otseselt seotud sellega. Miks ma selle edetabelisse panin sellepärast,
ma pean tunnistama, et mina ei teadnud, kes on Marko Gorban. Marko Gorban oli siis uudise järgi pikaaegne kantsler selles ministeeriumis, et miks ma selle panin sellepärast, et Eesti tippametnikud võiks avalikkuses natuke rohkem tuntud olla ja kui tegemist on pikaaegse kantsleriga, siis ma üldiselt pean ennast päris palju meediat jälgivaks inimeseks ja ka riigi struktuurides on suhtlusvõrgustik võrdlemisi lai. Mina ei teadnud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kantsleri nime. Tasa sõuad, kaugele jõuad. Viga minus. Nii, aga edetabel on sellega läbi käidud ja lähme 2025. aasta juurde. Nii, 2025 oli siis Trumpi esimene aasta, et esimene aasta presidendina teisel ametiajal ja tegelikult selle aja jooksul oli väga suur muutus võrreldes sellega, mis ta eelmise korral oli. Kui ta eelmine kord startis ikkagi võrdlemisi rahulikult, siis sellel korral ta hakkas väga räigelt või räigelt on võib-olla vale sõna, väga härjal sarvist esimesest päevast peale. Ta hakkas koheselt viima ellu oma poliitikat. Eelmine kord tal ikkagi see nagu natuke paikasättimine võttis aega. Ja ühelt poolt on see, et ta on üldsust korralikult raputanud nii selle Ukraina sõja siis rahuprotsessiga. Küsimus on selles, et mil määral rahvusvaheline õigus jääb paika samamoodi, nagu me seda tundsime võib-olla 5 aastat tagasi, võib-olla 4, võib-olla 2 aastat tagasi ja see brutaalne rahu peale surumine Ukrainale, sellepärast, et Venemaad ei õnnestu selliselt survestada, aga teiselt poolt on tänu Trumpile kindlasti tõusnud Euroopa kaitsekulutused. Jah, imelik tõdeda, et selleks läks vaja veel Trumpi ametisse tulekut nii palju aega pärast Ukraina sõja algust, kui NATO võttis vastu uue kaitsekulu eesmärgi, et see fakt iseenesest on juba kõnekas ja suur raputaja nagu ta on, tema kahjuks tema sellisesse stiili juurde käib ka selline platnoilik või pigem nagu võib-olla Venemaale omane, halvustav suhtumine teistesse riikidesse, selline tugevuse fetiš ja nii edasi. Samas mingi masohistlikum osa minust ütleb ka, et tegelikult oligi vaja nii tugevalt raputada, et midagi üldse hakkaks liigutama või liikuma, et tänu sellele on ka Saksamaa, poliitikas võimalik olnud Friedrich Merzil võtta hoopis nagu sõjakamaid toone, et ilma sellise välise surve või pettumuseta või hirmufoonita, mida see Trump tekitab, neid arenguid ei oleks ja kahjuks tuleb öelda, et Euroopa ikka veel mingis osas magab. Järgmine teema ongi Euroopa julgeolekupoliitiline asend, lähme kohe siia kallale siis, et Euroopa mingis osas magab, siiamaani räägime nendest külmutatud varade kasutuselevõtust, nüüd seal on tundub, et iga 2 nädala tagant tuleb mingisugune uus pööre, vahepeal on selline optimistlikum seis, siis tekivad mureriigid, ja nüüd on tulnud välja 4 riiki, ka Euroopa riiki ka uue murega, milleks on see, et ärme anna seda külmutatud vara Ukrainale sõjapidamiseks, vaid anname pärast seda, kui rahu on kehtestatud, et endiselt käib selline natukene veiklev vilgutamine Ukraina suunal olukorras, kus tegelikult nüüd oleks juba oodanud isegi natukene varem mingisuguseid väga kardinaalseid avaldusi. Aga neid ei tule, sellepärast, et väga paljudel Ukraina sõnades toetavatel riikidel on tegelikult rahanduslikud piirangud, Ühendkuningriik, et seal tuleks tõsta makse, laenuvõimekust väga ei ole, kui kaitsekulusid tõsta, seda teha ilmselt ei juleta. Prantsusmaal samamoodi hästi suur laenukoormus, nad räägivad ennast suuremaks, kui nad tegelikult on sõjaliselt ka. Kaitsekulud vajaksid tõstmist, et ainuüksi Saksamaast ei pruugi piisata, et me oleme endiselt mugavustsoonis, heaolu mullis,
arvestades, milline see pilt on, kui rõve see pilt on tegelikult Ukrainas meist nii vähe kaugemal, et siis see on ikkagi ehmatav, kuidas me elame endiselt mugavustsoonis. Tegelikult see, mida sa kirjeldasid, eks see lääneriikide võimetus seda kulu siis tõsta, eks ka kaitsekulusid, enda kaitsekulusid, rääkimata Ukraina toetamisest, siis mulle meenub ka üks Kaitseministeeriumi tehtud analüüs, et iga riik peaks 0,25% oli vist. 0,3 ütleme ümardama. Ukrainale, mis nagu summeerituna tundus väga mõistlik, eks, aga see on see sama asi, et Putin saab Venemaa riigikassa võtta põhjalaudadeni, need põhjalauad ka ära ja sealt alt ka veel varud ära võtta. Aga Euroopas seda ei juhtu, sest Euroopa ei sõdi täna ja uneleb ja tegelikult kui räägitakse Euroopa julgeolekupoliitilisest asendist, siis ma olen ka kahjuks pean nõustuma sinuga, et Euroopa ikkagi uneleb, aeg-ajalt virgub, tundub, et midagi nagu hakkab muutuma ja siis jälle minnakse tagasi. Nüüd saab Trump aru, et nüüd ei pea nagu justkui midagi jälle tegema. Ja kui võtta seda, kui Zelenski ja Trump kohtusid esimest korda, siis pärast seda järgmisel kohtumisel, kui Zelenskid saatsid kohtumisel mitmete suurriikide, Euroopa suurriikide juhid, eks Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Soome, aga olid ka von der Leyen ja Mark Rutte NATO ja Euroopa Liidu juhina, siis tegelikult see oli märk sellest, kui halvas olukorras me tegelikult oleme. Et see probleem on tõsine, kui siin kunagi Macron rääkis Euroopa strateegilisest autonoomiast, siis täna me seda tegelikult sellisel kujul ei kuule, kuigi me vajame seda rohkem kui kunagi varem. Samas mäletame seda, kuidas ka Eesti ametlik seisukoht oli see, et me ei vaja strateegilist autonoomiat, kuna me oleme lähedane liitlane Ameerika Ühendriikidele ja loodetavasti ka jätkuvalt oleme lähedane liitlane, sest me siin ka ennem rääkisime natuke nendest erinevatest liitlassuhetest. Siin Tsahkna-Pevkuri doktriin on olnud selline, nagu Euroopal oli paar kuud tagasi, et räägime lihtsalt ilusat juttu, eitame probleeme, oleme võimalikult sõbralikud ja meele järgi Washingtonile, et siis stabiilsus liitlassuhetes ka püsib. Euroopa tegi samast loogikast lähtudes selle kaubanduskokkuleppe, kus USA ühepoolselt kehtestas tolle ja me võtsime veel lisaks investeerimiskohustusi massiivseid Ameerikasse. See oli tehtud samast loogikast lähtudes, et äkki see tugevdab meie liitlassuhet. Anname, eks ole, väljapressijale andamit seal Washingtonis, midagi juhtub. Ei, meil tuli ju siin hiljuti välja Euroopa uus julgeolekustrateegia, mis Euroopast ei eemaldu, kui siis ainult sõjaliselt, vaid obsessiivselt klammerdub Euroopasse ja tahab seda ümber kujundada. Euroopa Liitu ka siin võib-olla natukene lammutada kui struktuuri, eks ole, seda osaliselt ka Ameerika ettevõtete huvides, sellepärast, et siin juba pikki aastaid on hiigeltrahve väljastatud Ameerika tehnoloogiasektori hiidudele. Absoluutselt. Ja need ilmselt need numbrid on kõik Trumpil briefingutes olemas ja tema nii-öelda äriloogika on see, et see raha tuleb kõik tagasi võtta viisil või teisel. Täpselt. Lähme edasi. Kasahstan gate ehk presidendi solvumine, saadiku vabastamine. Et teemaks siis Kasahstani toimunud president Alar Karise riigivisiit, kus väidetavalt siis saadik Jaapora palus eemaldada presidendi kõnest mingid jutupunktid. Ütleme, põhiliselt räägitakse mingis Kasahstani ülikoolis peetud kõnest, aga fakt on see, et Kasahstani ülikoolis peetud avalik loeng kindlasti ei saa tekitada sellist turbulentsi. Et minul lihtsalt vaatlejana on jäänud sellest asjast mulje, et esiteks me läksime Kasahstani tegema mingit geopoliitikat ja tegelikult saime siseriikliku skandaali, sellepärast et me ei suutnud omavahel mingeid asju kokku leppida ja ega me avalikkuses täpselt ei tea, mida see president ütles või ütlemata jättis. Just seda, mida ta ütlemata jättis ja kelle nõuandel see siis oli. Aga minu arust, mis mulle silma torkas see, et president on ikkagi jätkuvalt Eesti riigipea ja minu arvates on inetu
panna president nurka selle eest, et ülekantud tähendus nurka selle eest, et ta ei jälginud Välisministeeriumi memo. Et loomulikult peab olema Eestil ühtne välispoliitika, aga selle nimel tuleb ka pingutada ja mäletatavasti ei keeranud seda ühtset välispoliitikat üle võlli mitte president ja presidendi kantselei, kellel veel kord on õigus oma kõnesist pidada sellisena, nagu ta seda õigeks peab, vaid Välisministeeriumi palgal olev suursaadik. Ehk et kui Margus Tsahkna räägib ka siin ühtsest välispoliitikast, siis välispoliitika peaks olema ühtne ka Välisministeeriumi ametnike piires äkki eelkõige või? Jah, seda viga vist Välisministeerium on ka tunnistanud siis seda lahkumise otsust tehes, et formaalselt küll suursaadik lahkus ise. Paranoia teoreetikud, konspiratiivteoreetikud, kelle hulka meie ei kuulu, ütleksid, et Välisministeeriumi kantslerist Jonatan Vseviovist tahetakse teha uut presidenti ja sellepärast on alustatud siis just välispoliitiliselt, eks ole, Karise tegevuse problematiseerimist. Kahjuks nüüd riigipea on ise ka problematiseerinud oma välispoliitilist tegevust. Siin hiljutise intervjuuga Soome lehele, kus ta rääkis Ungari rahalisest aitamisest, et nad Vene energiasõltuvusest välja tuleks. See on, ütleme, kinnisel poliitika planeerimise koosoleku käigus sellise asja väljaütlemine on ühe võimalusena mõistlik. Meediasse, ilma et see oleks riigi ametlik poliitika, ilmselge nii-öelda liialdus. Et elame näeme, et hakatakse ilmselt uut presidenti varsti ka otsima ja on täitsa võimalik, et Riigikogus suudetaks see ära valida, kui oleks sotside jaoks ka söödav kandidaat. Ja Vseviev oleks väga hea president. Ja, arvan ka, aga me ei saa tema poolt hääletada, sest Eestis ei ole otsevalimisi ja me ei kuulu Riigikogusse ega valimiskogusse mitte. Aga minu jaoks see skandaal näitas kahte probleemi. Esiteks on see, et meil on jätkuvalt saadikuid, kellel on kes muretsevad rohkem mugavuse pärast asukohariigis kui Eesti seisukohtade pärast. Ja seda on ka Euroopa Liiduga suhtluses minu karjääris väga palju ette tulnud, et selleks, et oleks kuskil Schumanni platsil mõnus minna veini jooma koos mõne partneriga, hakatakse Eesti seisukohti rappima ja siluma. Ja teine asi, mida minu arust see välja tõi, see skandaalike on see, et me tegelikult ei suuda mõelda, mis saab siis, kui lahendus Ukrainas ei ole mustvalge ega ka õiglane. Et me oleme ikkagi mingisuguses üle-eelmises aastas oma sõnumite statementidega ja maailma julgeolekupoliitika täna ei ole seal enam. Kahjuks. Ja kui nüüd seda punkti veel pikendada, siis sul on selles mõttes õigus, et Trumpi, ütleme, see kevadine mõju, kui ta seal Zelenskit selle rahu soovi puudumise pärast Valges Majas ikkagi loputas, et mõnes mõttes see paljastas ka, et Euroopa jaoks oli läbi mõtlemata see rahuplaani asi. Nemad praegu reageerivad kogu aeg Trumpi rahuplaanidele. Trumpi ametisse tuleku ajaks, see on tagantjärgi tarkus, millega pole suurt midagi teha, aga oleks ju saanud Euroopa oma rahu nii-öelda kava juba välja käia Trumpile, et Trump sellele reageeriks. Et midagi selles on, selles ainult sõja jätkamise ja joonele panustamises nii retooriliselt ja igasuguse rahutaotluse välistamises, mis on Euroopa praegu nurka kahjuks ajanud Ukraina küsimuses ka. Tegelikult ei ole veel hilja tulla välja oma rahuplaaniga, et panna teised peegelduma sellele. Aga täna muide on Ekspressis jätkulugu selle Kasahstani visiidi kohta, et kus siis räägitakse seal kaasas olnud transiidiärimeestest, kelle mõju ka võib-olla kuidagi avaldus kas või suursaadiku kaudu nendele otsustele. Ja on räägitud siis sellest, et see transiit ei pruugi üldse teoks saada, mis seal loodeti. Väidetavalt Kadriorg ei olnud ka rõõmus, et üldse transiidiärikad seal kaasas oli, et taheti rohkem deep techi inimesi. Ja lähme edasi, me peame tempot tõstma, muidu tuleb 4-tunnine saade.
mis ei oleks ka ju tegelikult üldse paha, et selline 4-tunnine uuest aastast äkki siis pikemad muudame formaati, aga 24. augusti öösel plahvatas Eestis Ukraina ründedroon ja tegelikult siis kukkus kuskil õnneks inimtühja kohta. Samal öösel kukkus Peipsi järve veel üks droon ja algas diskussioon selle üle, et kas seda kõike oleks pidanud seirama Politsei- ja Piirivalveamet või Kaitsevägi. Ja tegelikult need Peipsi järve kukkunud või seal kohal lennanud droonid seiras Politsei- ja Piirivalveamet ilusti ära. Aga Eesti-Läti piiril Politsei- ja Piirivalveameti seireseadmeid ei ole, sest vastavalt Schengeni reeglitele piirivalve ei tohi sisepiiri valvata pidevalt. Ta võib seda teha ainult ajutiselt, teavitades Euroopa Komisjoni ja Kaitsevägi on see, kes peab meie õhuruumi suveräänsusel kogu aeg silma peal hoidma. Täna ei ole veel selgust, kas Eesti riik on need elementaarsed ülesannete jaotuse juhtimisselguse küsimused droonikaitses lahendanud, mis siis ilmnesid. Hanno Pevkur tuli ju eetrisse minu maitse jaoks veidi liiga hilja peetud pressikonverentsil, avapressikonverentsil eetrisse jutuga 300 meetrist. See oli väga veider, et kui see droon käib üles alla, siis anname seda vahetust umbes 10 korda üle. Ei anna ju. Ja siis kaks väge jahivad seda drooni. Et täna veel ei ole selgust ja tuleks lihtsalt ilmselt sõbralikult küsida riigi käest ka, et kas see nende enda jaoks on selgemaks saanud, et mis järgmistel kordadel juhtub, aga selgelt on vahepeal toimunud arengud. Kaitsevägi on alustanud õhukaitseoperatsiooni, mis kestab praegu rahuaegset. Meil on lennurežiim, eks ole, idapiiril, lõunapiiri osas endiselt probleem lõunanaabritega, mis meil avaldus oli see, et nad ei andnud tegelikult infot selle kohta, kas ja mida nad nägid ja avalikkuses ka need vastused, kui on küsitud, Postimeeski on küsinud Läti kaitseväe juhatajalt, siis on selline veiklev see vastus natukene, et see on üks selline kurvastav moment. Minu arust Eesti ühiskond on olnud liiga leplik selles küsimuses, kaasa arvatud sellele, et minu arust Kaitseministeerium või keegi sealsetest ametnikest või ma ei tea, minister tuli välja ka küsimusega, et võib alla tulistada ebasõbraliku riigi siis lähetatud mingisuguse raketi või lennuvahendi, aga tegemist oli ju sõbraliku riigi omaga ehk Ukraina omaga. Et vahet pole, kes selle välja tulistas, kui ta on oht meie julgeolekule või inimestele, siis tuleb ta igal juhul alla tulistada. Ja ma loodan, et me oleme sellest õppinud, sest kuna sõjategevus ka meie regioonis piiri taga ikkagi aeg-ajalt kestab, on ju nii Ustluga kui sõjaväeosade vastu, siis uue sarnase juhtumi kordumine ei ole välistatud kahjuks. Aga lähme edasi. 1. juunil korraldas Ukraina sisejulgeolekuteenistus SBU rünnaku Venemaa kauppommitajatele, et tegemist kindlasti luureõpikutesse kirja pandava operatsiooniga, mille käigus siis Venemaa strateegilised pommitajad said tabamusi üle Venemaa ja Kaug-Idas kahjuks ukrainlastele ebaõnnestus see rünnak, aga mujal neid ikkagi lennukite kahjustusid olid märkimisväärsed. Selle kohta on öeldud ka, et Venemaa justkui kaotas nüüd oma strateegilise sügavuse, eks ole, maailma suurima riigina geograafiliselt ta võib öelda kindlalt, et tal on see olemas, aga meil ei ole samasuguseid edulugusid uusi olnud, et seda päris öelda ei saa. Ja tervikuna, kui rääkida strateegilisest sügavusest Venemaa puhul, me räägime sel aastal, eks ole, et Vene majandus on praktiliselt olnud kokku kukkumas. Hiina ikkagi, kelle huvides on selle sõja jätkumine Euroopas ka, et USA ja kõik teised sinna seotud oleks, on Venemaa strateegiline sügavus. Et mõnes mõttes on meil võib-olla selle Venemaa olukorra hindamisel samasugune pimedus, nagu meil oli Afganistani sõjas, kui me ei taibanud seda, et Pakistan oli Afganistani ja Talibani strateegiline sügavus ja sellega ei tegeldud tegelikult piisavalt, eks ole, et kui nad isegi Osama bin Ladenit südamerahus majutavad seal aastaid, et siis järelikult see oli haldamata olukord ja kahjuks täna on samasugune ühendatud anumate skeem Hiina ja Venemaaga. Ja lähme edasi, samas piirkonnas püsime Iisraeli ja Hamasi sõda
ja sellega puutuvuses olevad sõjad on Hezbollah, Jeemenit ja Hutide vastu. Ja tagatipuks siis Iisraeli-Iraani sõda, mis kestis küll lühikest aega. Iisrael ründas endast 80 korda suuremat riiki ja neil ei ole ühist piiri. Koos USA-ga. Ütleme niimoodi, et USA sekkus küll alles siis, kui Iisrael oli musta töö ära teinud, eks, et nii ütleme niimoodi, maapealsete operatsioonide kui muidugi õhuväe operatsioonide tulemusena, et siis sekkus USA alles. Sekkus oma suurte pommidega, mida Iisraelil ei olnud ja see sekkumine iseenesest oli oluline ja märgiline, sest Iraaniga sõja vältimine on ka olnud USA julgeolekupoliitikas üks neid valusaid teemasid, millest on püütud ikkagi kinni hoida kuidagi, et see on nagu tabu, mille nüüd Trump lõhkus ja mingis plaanis ikkagi ta on olnud edukas, sellepärast et kindlasti see tuumaprogrammi kahjustab, aga teisalt Iraani liidrid kaotasid näo ja seda olukorras, kus neil sees on niigi pinged. Et ka oma toetajate seas see näokaotus oli päris suur, sellepärast et tegelased olid ikkagi mitu nädalat kadunud Iraani avalikkuse eest ka, nagu Putin tavatseb põgeneda keerulistel aegadel. Tõsi, ütleme nii, et sõja tulemusena kuulutasid kõik ennast sõjavõitjaks, nii Iisrael, USA kui ka Iraan, aga Iraani õhutõrje ikkagi hävitati väga suurel määral, Venemaa relvastus sai olulise hävitava löögi taaskord ja tegelikult Iraani tuumaprogrammis hävitati nii seadmed kui teadlased ja ikkagi Iraani sõjaväe juhtkond suures osas tapeti selle sõja käigus. Lähme edasi, kaitseskandaalid, kaitsehangete probleemid ja riigikaitse raport, et me oleme neid teemasid tegelikult pikalt käsitlenud siin, väga pikalt nendel ei peatuks. Lihtsalt mainiks ära, et kui meil on kaitsekulud 5% ja meil on kaitsehangetega olnud probleemid, siis Kaitseministeeriumi nii minister kui kantsler on lubanud asja korda teha. Muidugi arvestades, et summad on suured ja raha on süsteemis kaunis ohtralt, siis ebatäpsus juhtub, et see kahjuks ei ole välistatud üheski süsteemis. Aga kui me võtame näiteks ka see riigikaitse investeeringute keskus, siis selle juht lahkus pool aastat tagasi ja nüüd ma saan aru, lahkub ka asejuht, kes on ülesannetes on. Ja asejuht ütles juba, kui ma tegin lahkumisintervjuud selle päris juhiga, ütles, et ta läheb ka, et tal on see pikaaegselt plaanis olnud, et ta ootab ära, kui uus inimene tuleb, uut inimest ei ole tulnud, see konkursi kulg on ka olnud kummaline, ausalt öeldes, et seda on pikendatud erinevatel põhjustel. Siin on spekuleeritud, et Elmar Vaheri kohtuotsust oodatakse, elame näeme. Mis tundub olevat väga loogiline. Aga samas ühe konkreetse kandidaadi jaoks konkursi ajakava nihutada, eriti kui tal on head suhted kaitseministriga, et kui see nii peaks olema, siis ütleme, see on ka kurioosne ja seda tuleks ka uurida. Tõsi. Venemaa mõjutustegevus järgmise punktina, et detsembris mõisteti süüdi Aivo Peterson, liikumise koos eestvedaja või partei koos eestvedaja, koos oma kaaslastega 11–14 aastat vanglat ja tegelikult on kaitsepolitsei selle aasta jooksul vahistanud väga palju Venemaa mõjutustegevuse ja otseselt luuretegevusega seotud inimesi. Bessedin on üks tuntumatest jälle, samamoodi Ivan Dmitrijev, Narva kaitseliitlane. See aasta mõisteti süüdi ka, mul ei ole selle daami nimi meeles, kes samamoodi sai Venemaalt juhiseid ja lõpetas Sevastoopolis isegi ühe magistriõppekava. Et tegelikult Eesti eriteenistused on teinud väga head tööd ja tuleb arvestada seda, et iga Vene spioon, kes meie vastu tegutseb, ei kogu lihtsalt huvipakkuvat infot, vaid iga spiooni eesmärk on sõja korral meie füüsiline hävitamine. Et seda tuleb meeles pidada, et see ei ole nagu lihtne ja selline täiesti süütu luuremäng või selline lihtsalt põnev asi. See on ohtlik eksistentsiaalselt ja kindlasti kui
kui kellegile on teinud Venemaa eriteenistused tööpakkumise, siis olge head, andke sellest kaitsepolitseile teada. Kui kaitsepolitseile teada anda ei julge, tulge rääkige meile. Mulle ärge rääkige, ma ei taha sellest midagi kuulda. Lähme edasi, piiride rikkumised, et septembris oli rida piiririkkumisi, eks 19. september 3 Venemaa lennukit Eesti õhuruumis, 10. septembri paiku Poola õhuruumis 19 drooni. Mõlemad teemad jõudsid välja julgeolekunõukogus, mõlemad teemad arutati NATO-s ja Venemaa loomulikult eitas igasugust tahtlust, et Eesti puhul ka seda, et nad püsisid rahvusvaheliste vete kohal. Mis oluline, NATO käivitas pärast seda oma teise operatsiooni juba sel aastal Läänemere piirkonnas Eastern Sentry, nad ise ei nimeta seda operatsiooniks. See on operatsioon, mis ei ole operatsioon. Seal meile hiljuti tehti NATO peakorteris selgeks, seal on väga peened vahed, mis on operatsioon ja mis mitte. Aga näiteks 2015 ja nii edasi Türgi õhukaitseoperatsioon patriotidega oli operatsioon. Et siin ei ole, see on rohkem selline, ütleme, laiendatud õhuturve, mida enam ka õhuturbeks ei soovitata nimetada, et kuna see kehtib nüüd, ütleme, see õhukaitsetegevus intensiivse kehtib nüüd terve idapiiri ulatuses, me räägi enam Balti riikide ulatuses ja peamiselt on see nähtav ikkagi intensiivistunud luurelendudena, mitte niivõrd mingisuguste efektorite või rakettide või lennukite, hävituslennukite massilise juurde toomisega. Järgmine teema Saatse Saapa juhtum, et 10. oktoobril nähti Saatse Saapas Venemaa võitlejaid, eriüksuslasi, keda nimetati kui rohelisi mehikesi. Ameerika sõjauuringute instituut lausa nimetas seda hübriidsõja või konflikti nullfaasiks. Ma arvan, et väga paljudel inimestel väljaspool Eestit on raske mõista, et kuidas üks hääletkamaid Venemaa kritiseerijaid on aastaid ikkagi lubanud olukorral, kus sõidetakse rahumeeli läbi Venemaa territooriumi. Et see tundub nii jabur ja uskumatu, et midagi võib-olla veel suuremat võiks olla see, et kui ukrainlased täna sõidaks kuskil oma siis kirdepiiri ääres ka sarnaselt läbi Venemaa, et see kõlaks ka uskumatult. Jah, lisaks siis sellele uskumatu seiklusele seal Vene territooriumil Eesti autosõitjate paljastus siis ka, ütleme, lääne meedia tendents kohe sõda välja kuulutada, kui midagi Venemaa teeb, kuskil poosetab fotosessioon, eks oli see põhimõtteliselt lääne meedia jaoks. Et praegu muide ka levitatakse, ka Ukraina-meelsed kanalid levitavad ühismeedias infot, kuidas Valgevenesse on kogutud sadu tuhandeid Vene sõdureid, mis ka siin sai kontrollitud, ei vasta kuidagi tõele. Käisid Valgevenes? Ei, aga üks tuttav, kellel on tuttav, helistas Leetu, kellel on tuttav ja siis ühesõnaga vaadati järgi ja küsiti institutsioonidest, et on seal oht või mitte. Et selliseid mullistusi tuleb nii sõprade kui ka siis vaenlaste pool. Ja, aga ikkagi väga hea uudis oli see, et venelased olid Venemaal. Et kahjuks Saatse Saabas on küll Eestimaa territoorium, eks de facto Tartu rahu järgi, aga täna või de jure, aga de facto Venemaa poolt kontrollitud ja seda, et Venemaa piirivalvurid relvastatult piiri lähedal käivad, meie käime ka. Aga roheliste mehikeste vastast nii-öelda Eesti-poolset tegevuskava tahaks näha natukene selgemat. Täna sellist väga head usutavat kava. Kui sul riigisaladusluba ei ole, siis ei näe seda ilmselt. Isegi kui on, ei näidata. Jah, aga on räägitud sellest erinevate inimestega ka täiesti nii-öelda mittesalajasel tasemel ja kindlustunnet need vestlused ei anna. Lähme tempoga edasi. Ukraina jätkuv intensiivistuv sõjaline strateegia hävitada taristuobjekte, et nii rafineerimistehaseid kui venelased enam naftat rafineerida ei saanud, siis nad hakkasid toornaftat rohkem välja vedama, peale mida siis rünnati ka sadamaid. Ja tegelikult see on Venemaal põhjustanud kütusekriisi, mis mõjutab eelkõige tavainimesi hetkel, sellepärast sõjaväetarned tagatakse, see on ju täitsa loomulik. Aga probleem venelastel on ja mäletatavasti Bideni administratsioon oli see, kes avaldas ukrainlastele ka survet sellised rünnakud lõpetada. Avaldati survet, sest see on tegelikult mõjus viis ka seda sõda pikas perspektiivis võita. Kahjuks nüüd see teine oluline komponent, lääne ühtne toetus lagunes ära.
sel aastal, et paradoksaalne aasta. Märtsis lagunes ka valitsus, oktoobris olid omavalitsuste valimised, et tegelikult väga mõjukad sündmused, et valitsuse üks nähtav lagunemise või väljaöeldud lagunemise põhjus oli ka erimeelsus Venemaa kodanike ja hallipassi omanike valimisõiguse küsimuses. Omavalitsuste valimistel Venemaa kodanikud enam valida ei saanud, hallipassi omanikud ehk mittekodanikud, kodakondsuseta isikud said veel viimast korda valida. Teine Vene teemaga seotud küsimus oli Vene kiriku küsimus, mida president jättis siis seaduse 2 korda välja kuulutamata, et Venemaa Moskva patriarhaat on agressiooni toetav institutsioon. Selle institutsiooni terroristliku organisatsiooni saatkond asub jätkuvalt meie parlamendi vastas ja nüüd sellele sündmusele on reageerinud ka siis ÜRO erinevad volinikud, kes on rääkinud, et ikka Eestis usuvabaduse probleemi võib nendes eelnõudes näha. Mõnes mõttes need eelnõud on üldse sekundaarne küsimus. Mul on ikkagi küsimus kogudustele, et kuidas te saate sellise usujuhi all teenida ja mida te realistlikult arvate siis, et 50 aasta pärast on seal keegi tore nii-öelda inimlik tegelane eesotsas, et ja, aga teema on kindlasti ka järgmisel aastal õhus. Järgmise teemana Saksamaa liidukantsler, uue mehe tõus Saksamaa liidukantsleriks, kes on suhtumise poolest siis Friedrich Merz on kindlasti eelkäijatest resoluutsem, aga ka tema ei pööra seda suurt laeva hetkega ära. Pidas ühel partei kongressil viimati väga huvitava kõne, kus ütles välja palju tõdesid, kaasa arvatud selle, et Pax Americana on läbi ja meil tuleb omadel jalgadel seista ja selleks pingutada ja kulutada. Kui hästi see tema populaarsusele tuleviku valimistel mõjub, on erinev küsimus, sellepärast, et Saksamaal ikkagi on selline patsifismi foon ja ütleme Ida-Saksamaa, seal see AfD toetus on päris suur. No ju kukkus läbi ka plaan kehtestada ajateenistus Saksamaal. Tõsi küll, valitsuses endas olevad. Aga kahtlemata rahastusotsuseid on tehtud ja muuhulgas nende tulemusel Euroopa Liidu nõrkusest rääkisime siin. Siiski järgmine aasta 500 triljoni euroni tõuseb Euroopa Liidu riikide kaitsekulu. Et varem olime 1/3 USA kuludest, nüüd oleme pool, et me oleme teinud sammukese lähemale, aga me suudame paremini. Ma arvan, Euroopa Liidul ei oleks raske kulutada kokku sama palju SKP-st, kui USA kulutab. Meil on veel 2 teemat, käime kiiresti läbi. Droonikriis Läänemere piirkonnas, lennuväljade siis tegevuse häirimine, et ühtegi drooni kätte ei saadud, aga lennuväljade tegevust häiriti, reisiplaanid löödi sassi. Ja tegelikult oli huvitav ka 8. septembril otsisid Saksa eriüksused luurekahtluse tõttu läbi ühe kaubalaeva, mida opereerib Eesti ettevõte. Kuna sealt kaubalaevalt olla siis 26. augustil lennanud üks droon üle Saksa sõjalaeva. Seda nimetati siis Eesti operaatorfirma poolt jaburaks. Aga samas ma olen täitsa üllatanud, et ka ajakirjanduses ei ole küsitud selle teema kohta enam nagu, et mis siis sellest sai. Ajakirjandus mujal on tegelikult päris hästi ära kaardistanud korrelatsiooni Vene meeskonnaga erinevate varilaevade ja siis nende droonirünnakute vahel. Huvitav on see, et julgeolekuteenistused ei ole seda praktiliselt üldse kuidagi kommenteerinud ja tundub, et ikkagi venelased on oma erinevate aktsioonidega siis kaasa arvatud koordineeritud need drooni aktsioonid on suutnud heidutada ka Euroopat, Läänemere riike üldse arutama näiteks varilaevastikku sissesõidukeelu teostamist ja kui vahepeal oli siin hoiak, eks ole, meie ka see aasta pidasime merel kinni seal erinevaid aluseid kontrollimaks neid, üks õnnestus, teine mitte kinnipidamine. Et siis täna me ei näe enam ka seda, et on ikkagi venelased on suutnud kuidagi heidutada Läänemere riike ja see on natukene kurb, et isegi ei arutata ametlikel kohtumistel seda võimalust, mis iseenesest ka oleks märk venelastele, et me ei karda selliseid meetmeid arutada.
Tõsi. Ja meie viimane punkt on elanikkonnakaitse rahastamine. Et kui sõjaline riigikaitse tegelikult on saanud päris korraliku rahastustõusu, siis elanikkonnakaitse mitte nii väga. Ja ka nii selle ründedrooni plahvatamine Elva lähedal, kui Venemaa õhupiiri rikkumised tegelikult debatt keskendus seirele ja sellele, et kas me suudame alla lasta, aga nõuti ka nende Venemaa lennukite allalaskmisteks. Aga kui me seirame ja saame teada, et nad ongi probleem, mingi kontrollimatu droon ongi meie õhuruumis, siis see debatt jäi ära, et kuidas me oma inimesi ja kuidas me oma elanikke kaitseme. Ja see on minu arust ääretult suur probleem, sest relvi ostame me selleks, et võidaks sõja, juhul kui see peaks toimuma, loodame, et ei toimu. Aga elanikkonnakaitset vajame selleks, et meil oleks ühiskonda, kellega pärast edasi pidada. Kuulasin eile Kaitseväe üht juhtidest Vahur Karust ka esimeses stuudios rääkimas. Ta ütles, et eesti keele õpetamiseks ei ole aega, sest sõda tuleb peale. Samas kui vaadata riigi rahastusotsuseid ja tegevusi elanikkonnakaitse raames, vaadata seda, kuidas Balti kaitsevööndi ehitamist kogu aeg edasi lükatakse. Minust kindral Merilo ütles lausa, et Kaitsevägi ei vajagi seda Balti kaitsevööndit ühes oma intervjuus Eesti Päevalehele. Ma pean selle tsitaadi üles otsima. Tekitas see segadust. Pean selle üles otsima ja et mis ta seal täpsemalt siis ütles, aga et see urgentsus tegelikult välja ei paista, et mulle tundub, et ka seda sõda tuleb, peame kiirustama, argumenti kasutab Kaitsevägi muuhulgas väga valikuliselt. Kui on vaja mingit enda jaoks ebamugavat teemat ära lükata, siis öeldakse, meil pole aega, sõda tuleb, aga nende nähtavate suurte sõjaliste arendustega on aega maa ja ilm, kaasa arvatud siis elanikkonnakaitse rahastamisega. Kuulge, aga võtame saate kokku, et tegelikult teemasid, millel silma peal hoida on ka järgmine aasta, oli väga... Me ikkagi jätkame siis. Ma arvan, et me jätkame ka, et kui meil on jätkuvalt vaatajaid ja kuulajaid, siis ma usun, et me rõõmuga jätkame, et täna meil ei õnnestunud küll 4-tunnist saadet teha, aga võib-olla järgmine aasta me sinnani jõuame, et mina kindlasti ei arva, et sõda tuleb, kindlasti tulevad jõulud, olge lähedastega, võtke seda ärevusfooni maha, millest osa on ka tekitatud liiga kiiretest uudistest ja sellistest sõnumitest, et sõda tuleb, meil pole aega keeleõppega tegeleda. Aga suur tänu meid jälgimast ja kohtume uuel aastal.